Tervist reisi teile! Aitäh! Turvakontrollid on edukalt läbitud, lennuk ootab meid ja Võsu Reporteri seiklused võivad alata. Naama Bay on Sharm el Sheikhi süda. Elav kuurort, mis ühendab kristallselge vee, kuldsed rannad ja kaasaegse meelelahutuse. Siin kohtuvad Punase mere värvikad korallrahud, päikeselised päevad ja vilgas ööelu. Naama Bay rannaäärne promenaad on täis restorane, kohvikuid, poode ja šiisabaare, pakkudes ideaalsed võimalused puhkuseks, nukeldumiseks, ostlemiseks või lihtsalt melu nautimiseks. See on täiuslik sihtkoht neile, kes otsivad päikest, merd ja energilist atmosfääri ühest kohast. Esimese päeva veetsimegi lihtsalt päikest ja rannamõnusid nautides ning kohalike vaatamisväärsustega tutvudes. See turistidele mõeldud ja turismist elav linnake võib uudishimulikele nii mõndagi põnevat pakkuda. Ajalooliste vaatamisväärsustega Sharm el Sheikh siiski uhkeldada ei saa, sest algsest väikesest kalurikülast on kuurortilt saanud alles viimase 20 aasta jooksul. Küll aga on see vägagi sobiv koht, et teha tutvust kohalike tavade ja kommetega. Tere hommikust ja nagu näete, nii nagu teil Eestis on ka siin Egiptuses Halloween. Me saame minna siia sööklase sisse veidi enne teisi ja näidata teile, mida nad hommikusöögiks pakuvad. Loomulikult on meil kaasas kingitus. Jeesus! Enne hommikusööki võib siin juba šokki saada, aga okei, et kuna täna on Halloween, et siis anname andeks. Ja nagu siin mail kombeks, süüakse hästi palju iga söögi kõrvale kõik võimalikke saiatooteid. Aga ka siin on saiakesed hommikuks, kartulipuder. Ohoo! Seda eile ei olnud, et see võib olla päris maitsev kaste. Viinerid, sibulad, paprikad. Kõhu saab igal juhul täis, et põhimõtteliselt võib öelda, et hommikul on võimalik õhtusööki süüa. Ja oad, mis ei puutu mitte ühe söögikorra juurest. Nii, ja suundume siis edasi siia salatite juurde. Siin on ka kõik võimalikud kastmed, tomatid, kurgid. Tomatid tõesti on hetkel maitsvad, et 2 korda aastas nad valmivad ja siis tasub siia tulla. Nii, siin on marinaadis porgand, paprika, oliivid ja mangod. Nii, ja kes soovib hommiku kaussi panna, neid hommikuhelbeid, siis näete, kõik on ju olemas. Aga see pole veel kõik.
ühest korralikust hommikusöögilauast ei puudu feta juust, vorst ja siis tavaline juust. Ja no muidugi, need, kes saavad endale lubada, siis nad võivad nõrkemiseni neid saiakesi süüa. Do you have? And I? Yeah. Ma tahan ise teha ja ma räägin turisti keelt, aga ma loodan, et nad saavad kõigest aru. Tegelikult ma tahaksin omletti teha, aga ma tahan ise. Ma ei oska ju, ma oskan ühte, teist, kolmandat keelt, ja see ongi turisti keel, aga nad saavad aru. Ja. Nii, paneme kokamütsi pähe, nagu kord ja kohus. Nii, teeme aga kaameramehele ühe omleti. Opa, nii, miks? Nii, ma loodan, et Romanile sobib miksiga. Nii, võtame siit natukene paprikat ka. Ja ma arvan, et juust annab hea maitse. Nii, ma vist näen väga ilus välja. Nii. لا تحط تعملش بيها شو انا اعملها لك انت ma ei hakka proovima seepärast, et It's okay? Nii, ja valmis ta saigi. Palun, Roman, ole hea. Võeti ära. Sulle jäid tühjad pihud. Thank you. No ja peale hommikusööki, nagu siin kombeks ikka, et hakkame päikest võtma. Nagu te näete, et kõik rannatoolid on juba nutikamatel ära fikseeritud. Aga lähme vaatame, mida siit baarist antakse. Ja please, one Coca-Cola. Nüüd selgus see, et Coca-Colat antakse alates 9:30, aga kell on meil peale 8 natuke, et ma sain mahla. Aga olge nende karastusjookide ja kokteilidega natukene siin ettevaatlikud. Ärge laske kohalikku jääd sisse panna, sest muidu juhtub see nagu minugagi täna, et tahaksin minna randa, aga pean paraku basseini juurde jääma. Terviseks! No tundub, et eestlaste jaoks on just see hotell väga populaarne ja ma kuulsin tegelikult siin eesti keelt. Krista, tere! Oled Eestist? Jaa, ma olen Eestist, tere! Kuidas sina avastasid just selle hotelli? Siin on ju Must Miljon hotelle. Ma vaatasin Airguru viimase hetke pakkumisi on ja mulle väga meeldis, et ma väga lähedal olen ka, ütleme, et ma ei pea taksoga minema kesklinna, et ma saan jala minna sinna Shopping Street on ja kuna ma ei teadnud ju, ma ei ole siin ennem olnud, siis ma lihtsalt võtsin selle hotelli. Aga olge nüüd ausalt, et see on suhteliselt tagasihoidlik 4-tärnine, aga armsa tunde jätab. See on minu lemmikhotell, ma ütlen ausalt. Ma olen siin ka 5-tärni hotellis, ma olen siin 4-tärni hotellis, see on 3-tärnine, aga see on parim hotell siiamaani. Mulle väga meeldib kogu see, mulle meeldivad väga need kutid, kes siin teevad neid programme kogu aeg hommikust. Krista, tahad, ma ehmutan sind, vaata. Täna on ju Halloween. It's party time in the evening. Mitmenda korda sa üldse Egiptimaale olete sattunud? 4 korda olen käinud. 3 korda ja 3 korda Sharmis, aga Sharm on mu lemmik.
Hurghada, mul oligi 5 tärni hotell oli Hurghadas ja aga seal Hurghadas ei ole nii palju teha, noh. Nii et mina eelistan šarmi, mulle meeldib siin snorgeldada, need imeilusad korallid. Ma lähen sinna homme kusjuures. Aga näiteks kui siin basseini ääres olla, et okei, väga hea rahulik muusika, aga tegevusi, kas tegevusi ka leiab või? Nii, tulge, ma nüüd näitan teile. Sa oled nüüd nagu kiiniks hakanud. Mitte kuskil hotellis ei ole olnud niimoodi, et hommikul hakkab juba 9:30 pannakse muusika käima, mina olen hästi varan hommik iga 8 olen juba siin basseini ääres ja saab tantsida, siis saab, tegime siin stretchingut ja mängisin noolemängu, ma olen kõigest osa võtnud, ping-pongi mängisin, veeseda, voodetšümmi tegin, ma ei ole näinud sihukest programmi, reaalselt ka, ja ma olen ülirahul lihtsalt. Krista, ütle, mis tähendab sinu jaoks seiklus või seiklemine? Või mis on sinu jaoks seiklus? Et ma saan minna reisile oma armsate inimestega, puhata ja avastada uusi asju ja kohata uusi inimesi ja lihtsalt nautida ja olla päikese käes, ujuda palju ja ma kunagi ei tule enam Egiptusesse kevadel, sest sügisel on meri siin soe. Absoluutselt. Krista, no mis seiklus see ilma basseinita on? Lähme ujuma. Lähme korrete. Ja nagu näete, märkamatult on saanud hommikust õhtu ja läheme vaatame, mida Halloweeni päeval õhtusöögiks pakutakse. Ühtlasi anname üle ka endapoolse kingituse. No nii, ja tere tulemast Halloweeni õhtusöögile. Lähme vaatame, mida täna pakutakse. Nii, siia tuleb supp. Nagu ikka saiakesed, saiad. Nii, soe toit on täna õues, aga vaata, siin on kõik salatid, värsked salatid, mida tasub proovida. Et üks on parem kui teine, nii et maitseelamusi peaks olema iga ühele. Ja loomulikult, nagu mulle meeldib juba öelda, kelle kõht kannatab, see võib oimetuks süüa nendest magusatest asjadest. Ja no vaadake, kui tubli nad on olnud, et tegelikult olematutest asjadest on valmistanud sellised vahvad Halloweeni mehikesed. Ja ma, jumal, ja midagi sellist ma pole varem näinud, et ma ei ole mitte kunagi söönud tomatitorti, palun väga. Aga ka kõik need ampsukesed on selle päevaga seotud. Ma arvan, et täna pakutakse natukene soojemat ja siis ütleme, mis kinnitab kõhtu natukene rohkem õues, nii et lähme piilume, kas liha ka pakutakse. Jah, tundub, et täna mingi peopäev. Tunnen lihalõhna, ma tunnen natukene mingit äädikalist lõhna, aga ma lähen vaatan, mis siin on ja piilun. Ahaa, siin on ainult, kõik on liha täis. Ja nagu näete, see liha, mis sealt tuleb praadimast, läheb kõik siia patta. Aga nüüd suundume sinnapoole. Ma ju ei pruugi kõike teada, mis siin on. Ohoho, ma arvan, et need on midagi kartuliga seotud. Neid ma võiks proovida. Ahaa, vot ei oskagi öelda, ma arvan, et need on mingid nagu kartulipallid.
Siin tundub, et on hakkliha ja võib-olla tatar, aga ma ei ole kindel, kas siin maal tatart süüakse. Minu lemmik baklažaan. Nälga ma ei jää. Kõik, ütleme, aedviljad siin on olemas, nii et kõigile midagi. Head kastet saab ja see on siis oakaste. Ja mis siin kirsiks tordil on? No loomulikult riis. Aga mis on oakaste ilma nii suure kanalihata, mida ma esimest korda üldse näen, et ma panen pipart peale. Nii, pipart peale. Opsti! Nii et minupoolne vürts on lisatud siia, jääb vaid loota, et kõigile külastajatele see kana maitseb. Vau, jess, nüüd tulevad alles road, ma võtan, ma ei tea, tegelikult ei tohi nii võtta. See on maks, siia ma tulen. Ja see mesi tuleb Eestist, Kesk-Eestist ja kuulub sulle. Yeah, thank you. Kuidas sulle meeldivad Eesti inimesed, kas nad on head külalised? Yes, I like Estonian people more. I like it's good people, yeah. Milline Eesti nimi, Eesti naise nimi meeldib sulle kõige enam? Some names is Elena or... Kristiina. Kristiina, yeah. No nii, ja lehvitame.